räägime pakendi aruandest. Pakendi aruande jaoks tuleks Erpli Helpdeski poolt teha vastav häälestus, mille tulemusena tekib teile aruande, et müügikäibe alla vaaria punkti alla kogu maht erinevate pakkematerjalide lõikes. Ja lisaks sellele tekib teile PIM ja tootekataloog alla toodetele lisaväljad pakendi osas. Nüüd neid erinevaid pakendiliike tuleks siis vastavalt määrata kas käsitsi tootekaardil ja see kogus antakse siin kilogrammides ning lisaks peaks ka tootel olema märgitud pakendiliigiks müügipakend. Neid pakendikoguseid on võimalik ka importida. Kui ma võtan ladu Import Products Beta, valin tavapärased siis asjad, mis impordil ikka valitakse, mille alusel toode tuvastatakse, milliseid tegevusi teen ja ilmselt siis võib-olla teen ainult update'i, mida ma teen arhiveeritud toodetega ja mul tabelis on päis, ladu siin võib-olla isegi oluline ei ole. Ja kui ma valin selle faili, siis tänase kuupäeva lõikes ja avan, siis eeldusel, et sellel on eraldi väljad siis erinevate pakendiliikide jaoks saan ma teha impordi. Kindlasti pean ma valima koodi, mille alusel siis tuvastatakse toode, milline on siis vastav pakend, et papi jaoks siis valin sales package cardboard, plastpakendi jaoks siis vastavalt PPE või siis PET, nii kuidas ta siis vajalik on, ja teengi sellega siis impordi. Ja kuni ta siis on impordi ära teinud, siin praegu võime sellega põhimõtteliselt katkestada. Kui ma nüüd olen selliseid tooteid ka müünud, siis aruanded müügikäibe alt, valides näiteks tänase päeva, saan ma siis sellise aruande kätte, kus tuuakse siis need erinevad pakendiliigid, öeldakse ka, et on tegemist müügipakendiga, maht tuuakse kokku ja tükkide arv tuuakse kokku.